Kuidas see oli? Õndsad on need, kes kõnelevad lühikselt või ei ole? Tore. Nagu näha, on puhkuste aeg. Küll on hea, et kõik ei ole Saaremaale või Hiiumaale põgenenud. Aga tore, et sa oled siin ja tore, et sa oled tulnud. Võib-olla paar asja veel enne, kui me läheme üldse selle sõnumi juurde. Täna on ka see päev, kus tegelikult evangeelsed kristlased tähistavad oma 120. aastapäevast. Kui sa mõtled, et mis see meiega seotud on, siis tegelikult meie pikknimi on see sama. Ehk teisisõnu, meie Viimsi vabakoguduse juured on selles ajas. Kui sa tahad ajaloost väga täpselt teada, siis näiteks täna Oleviste kella 10 jutlus on selle ajaloo teemal lühikokkuvõtte, sa saad täpselt teada, kust vabakogudused hakkasid ja kui lühidalt võtta, on see Jumala töö, mis siis hakkas ja seda tasub natukene uurida, sest see oli tõesti aeg, kus inimesed, mõtle siis Pelguranda, hulk voolas sinna, inimesed ei mahtunud ära lihtsalt sinna, kus see koosolek oli, nii et see oli Jumala töö ja meie oleme osa sellest, sest on hea alati juuri mõelda, tagasi mõelda, et kui sul ei ole juuri, siis sa ei tea, kus sa oled pärit. Ja oleme tänulikud selle Jumala töö eest, mis siin Eestimaal on käinud ja jätkuvalt käimas. Aga see ei ole see, millest ma täna räägin. Tänase kõne pealkiri on Kas oled tabanud rütmi? Mu tekst läheb Matteuse evangeeliumisse, kust sealt see juhtmõte tuleb ja siis läheme nagu sisu juurde. Ja Matteuse 3:1-10 on kirjutatud nii. See on lugu Risti ja Hannesest. Neil päevil tuli Risti ja Hannes ja kuulutas Juuda kõrbes. Ja tema sõnum oli, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Hüüdja hääl on kõrbes, valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Johannesel oli kaameli karvades kuub ja ta niuete ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi. Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juuda maa ja kogu Jordani ümbruskonna rahvas ehk päris suur hulk rahvast. Ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele tulevat, ütles ta neile, rästikute sugu, kes teid on hoiatunud põgenema tulevale viha eest. Kui natuke tagasi tulla, siis need variserid ja saduserid oli tolle aja vaimulikkond, seal on oma selline usuline taust neil lihtsalt paari sõnaga. Aga edasi läheb nii. Kandke nüüd meeleparanduse kohast vilja ja ärge hakake iseeneses ütlema. Meie isa on ju Abraham, sest ma ütlen teile, Jumal võib siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Nüüd sa kindlasti mõtled, et huvitav, mis suunas me läheme. Paljudele on see kindlasti üks selline natukene ajaloolise taustatekst, aga me ei lähe üldse sinna ajalukku. Vaid tegelikult, kui sa mõtled, me oleme täna ajas, kus juba tähistatakse ja jätkuvalt kuupäevadest tähistatakse veel jaanipäeva Eesti kontekstis ja see on aeg, mida ju paljud eestlased ootavad tegelikult, sest keegi on öelnud nii, et paljudel käib elu niimoodi, et jaanipäevast jõuludeni ja kõik muu on lihtsalt aeg, mis sinna kahe sündmuse vahele jääb. Keegi küsis mul kohe meeldib. Ma ei ole kindel, et see päriselt lõpuni nii on, et kõik nii elavad, aga oma mõte on selles. Keegi küsis ühelt pastorilt, miks üldse jõulu tähistada või selle jõulukingi võtmes, et miks asju õigel ajal teha. Tema ütleb, et siis oli ka suveaeg, kas oli juulikuu, et nagu võiks jõulukuud kohe kingid ära osta, ära pidada. Et kõigil on oma mõte tegelikult. Vahest inimesed küsivad kummalisi küsimusi. Kõigil on tegelikult oma rütm ja kui me vaatame kalendrit, siis pool aastat on läinud nagu niuhti. Ma ei tea, kas sinul ka. Sest me elame ajas, kus aeg läheb kiiresti, aga kõigele vaatamata elus, igaühe elus peaks olema rütm ja üks võtmeküsimus on see, et kas sina oled seda rütmi tabanud.
peaks olema, võiks olla, sest igaüks meist elab tegelikult elus või me elame ühes rütmis ja sellel rütmil on kaks külge, enne kui me selle õuna või mingi asja lahti koorime. Aga see rütm on see, et kas me elame oma elu nii, et see viib meid Jumalale lähemale või me elame selliselt, et see viib meid elus kaugemale. Ja selles kahes valikus peitub ka üks väga suur vastus küsimustele, miks mingid asjad juhtuvad inimeste elus. Mina julgen selle täitsa välja öelda, seal on väga otsene seos. Kas inimene elab oma elu sellises rütmis, mis viib Jumalale kaugemale või Jumalale lähemale? Ja seal on üks väike aga. Tihti seda ei saa väliselt, nii nagu siin öeldud, presenteerida. Aga see on vägagi reaalne. Niisiis, oled sa märganud või kas sa märkad, et elus on oma rütm? Näiteks, su oma südamel on üks rütm. Kui su süda läheb rütmist välja, ma loodan, et sa ei ärganud hommikul nii, et koputasid, mine rütmi. Ja ma loodan, et see ei ole ka see, mida sa mõtlesid, et töötaks ta ometigi rütmist, aga kui meditsiiniliseks minna, siis meditsiiniliselt on see, kui süda läheb rütmist välja, südame elektrilise aktiivsuse kõrvale kalle normist. Ehk teisisõnu, sinu süda peaks lööma teatud rütmist ja kui see juhtub, siis ei ole see, mida sa ütled, lõpuks ometi mu süda läks rütmist välja. Ma ei tea, kas siin on inimesi, kellega on see juhtunud. Osadel inimestel on see diagnoos on ja ei ole üldse vale öelda, et õnnis sa oled, kui sinuga seda ei ole juhtunud. Mina rääkisin hiljuti ühe inimesega ja küsisin, et ta jagas seda teatavasti meeste rahvas, nii kui ikka ütleb, et tead, ma ei ole seda oma naisel ka rääkinud. Ma ütlen, et okei, väga tore, et mulle räägid. Ja siis ta räägib, et tead, mu süda läks hiljuti rütmist välja. Siis ta rääkis seda, et ta palvetas 3 tundi järjest ja ta süda läks rütmi tagasi. Tal on ka teatud tervisehäire sellest lähtuvalt. Aga ma küsisin, et kirjelda mulle, mida sa tunned, kui su süda läheb rütmist välja, sest me oleme harjunud sellega, et üldiselt meie süda käib rütmis ja tema kirjeldus oli selline. Oled sa näinud lindu, kes on ühes teraspuuris ja kui ta peksleb, et vabadusse saada ühes seinast teise, see on midagi sellist, sa mõtled, et tänu Jumalale. Minu elus seda pole kordagi juhtunud ja loodetavasti ei juhtu, aga igal juhul me saame aru, kui su süda läheb rütmist välja, see ei ole see, mida sa igatsenud, see on midagi väga ebameeldijat ja meedikud võiks sulle pikalt ja laialt rääkida sellest, aga igal juhul me saame aru, et südamel on rütm. Kui sa tahad füüsiliselt head vormi omada, siis ka samamoodi on üks teatud rütm, mida tegelikult me peaks tegema, et meil oleks üldse tervis olemas. Ma loodan, et sa ei mõtle, et lihtsalt tervis lihtsalt on, nii nagu targemad ütlevad, et kuni 35 või palju see oli, 45 on sõit tasuta, siis hakkad maksma, kuidas sa oled elanud. See on ka võib-olla osaline tõde, ehkki see kompott loomulikult, millest tervis koosneb, on palju keerulisem, aga lihtsalt jälle rütmist. Mida sa arvaks inimesest, kes näiteks on jõusaalis ja silitab ühte kangi, siis läheb jooksulindi juurde, teeb 2 sammu, hüppab jalgratta peale järgmisena. Kui sina oleks seal jõusaalis ja sa oleks näiteks treener, siis sun esimene mõte oleks, et hei, tüüp, leia endale trenni rütm ülesse. Mida sa tõmbled siin? Sa oled jalus teistel ja endal leia üks rütm, mida teha ja äkitselt me saame aru, et elada rütmis või omada mingit rütmi on ülioluline. Meie igaühe elus võiks olla veel üks rütm. Kui ma küsin, kas sa oled rütmi leidnud, kas teate, millise võiks olla? Tahab keegi kaasa rääkida, ma ikka annan seda hea võimaluse. Mu naine ütleb, et ma liiga ruttu lähen edasi, nüüd ma teen pikema pausi. Meie elus võiks olla puhkuse rütm.
ma pean ütlema, ma olen mitte võib-olla kõige parem kõneleja selles kontekstis, sest mu poisid teavad, ma olen seda päris palju eiranud fanaatiliselt ja teinud puhkuse ajal asju, nagu ikka eestlane teeb, et sa teed puhkuse ajal neid asju, mida muidu ei viitsi teha. Ennekõike ehituslikus kontekstis ja eks ju seda jagub igal ühel. Aga üks on kindel, kui me eirame seda puhkuse rütmi, siis me lühendame oma eluaastaid tunduvalt, nii et ma ikkagi palun, et neid juurde antakse, et see, mis tehtud, see taastuks. Aga me võiks endale ka puhkuse kontekstis leida selle rütmi seda enam, kus me oleme astumas sellise puhkusaja sisse. Aga sellega on natukene see keeruline lugu, et me peame natuke mõtestama seda enda jaoks. Puhkus ei ole lihtsalt see, et sa oled pikali diivanil, klõpsid pilte ja otsid endale sobivaid asju või lihtsalt puhkuse rütmi leidmine on tegelikult see, et me leiame teatud rütmi kas olemise, tegemise näol, sündmuste näol, mis toidavad meid sisemiselt, nii nagu eestlased ütlevad, mine kas või metsa. Aga see rütmi leidmine tähendab seda, et sa oma puhkuse rütmis teadlikult lood mingeid sündmusi, millel sa võid tagasi vaadata ja mõelda, vau, see oli üks äge puhkus, seal oli teatud ägedaid seitlusi. Ma pean ütlema, et ei tega mingit saladust, mul on väga vedanud, mu pojal, vanemal pojal on, või tähendab nooremal pojal on naine Greta, kes aitab meid nende sündmuste loomises väga ilusti. Ja näiteks see aasta meid on ees ootamas juba kanuuseiklus ühe puhkuse võtmes. Nii et ma ei pea isegi välja mõtlema, et mingid seiklused on juba äge valmis ja minu arust see on nii äge. Ehk teise asi, mingi rütm peaks puhkuse sees ka olema. Ja võib-olla see ei üllata, aga võib-olla üllatab, aga tead, isegi abielus on oma rütm. Ma loodan, et sa ei ela selliselt, et sa ei kujuta abielu ette, et kaks inimest vaatavad sellise ennastunnustava näoga teineteist elu lõpuni äraoleva näoga, vaid et ei ole tunded kogu aeg laes, see ei ole reaalsus, ja sest on aeg suhet ehitada ja aeg suhet nautida. Kui abielu läheb rütmist välja, ka seda juhtub inimestel. Sest teate, mis juhtub? Siis tuleb esile abielu see varjatud osa, millele on see ehitatud. Sest rütmivaba abielu, no see ei tööta, seda ei ole olemas. Kuna siin on noori, siis ma ikkagi ütlen selle välja. Tead, isegi intiimelus on rütm. Igaks üks ütlen noortema, ei, jutt ei ole kalendrist, mõni tahaks kalendri juba teha. Aga kui sa ootad tunnet, sa võid oodata nagu jõulutunnet kord aastas, see on probleem, tead. Et rütm elus on äärmiselt oluline. Ja isegi päevades on rütm. See, kuidas sa oma päeva alustad, määrab väga paljus, milline on sinu päevarütm. Ja ma loodan, et see info, mis sind vallutab, ei ole Delfi või mingi YouTuber, kes suunab sind mõtlema oma mõtted, vaid sa jätkuvalt kasutad ajusid ja ei hoia neid külmkapis, vaid aju töötab. Aga võib-olla sa ütled enda kohta seda, et tead, kui sa räägid rütmist ja küsid, et kas ma olen oma rütmi leidnud, siis tead, mina olen selline kunstiinimene. Ja mulle ei meeldi üldse rütm, teatavasti on siin, mõned kunstiinimesed võiks küsida. Ja sa ütled, et ma tahaks rütmi vabalt elada. Tead, ma olen siuke tüüp. Aga ma tahaks sind üllatada. Loovusel on samamoodi oma rütm. Inspiratsioon käib ka teatud reegleid pidi. Vähemalt mina olen märganud seda. Jah, ei ole nuppu, et sa saad inspiratsiooni sisse lülitada, aga inspiratsioon tuleb teatud rada pidi. Ma igaks juhuks küsin, kas mõni kunstlik magab pintsel varba vahel? Ei maga vist, no ei ole. Me teame, me saame aru, et see rütm ei käi selliselt, et rütm on oluline isegi, kui sa oled kunstiinimene. Ja mina ütleks isegi nii, et õnnetu on see inimene, kes elab mugavusrütmis. Ja selles seisneb on nüüd üks paradoks. Ja see paradoks on ju selline, sest enamus meist me ju taotleme mugavust ja ühtpidi see on okei. No näiteks, ma ei tea, oled sa läinud poodi ja ütleks, tahaks täiesti ebamugavalt WC-paberit, nagu kahene liivapaber, tead. No ei ole ju.
Me tahame kõik pehmed, mugavad, või auto kontekstis, Sa ei lähe poodi, et milline on kõige neljakandilised rattad, tunned, kui kohe ratas veereb nagu käib, No ei ole, me kõik vaatame, et võimalikult mugav oleks see asi või pesumasin või arvuti, et mõnusa lärmiga töötaks, kohe kõrv undab, nii laulad kaasa, tead kohe, kui ventilaator käib. No ei ole, mida vaiksem, seda ägedam. Me oleme väga suurt raha nõus maksma tehnika eest, mis on mugav ja vaikne. Aga selles on üks paradoks. Inimene, kes elab mugavas rütmis ainult, see, mis sinuga selle mugavuse sees toimub, see tuleviku kontekstis ei ole päris kindlas lootusrikas, sest sa mandud sisemiselt. Kõik, kes on elanud sellist elu, nad on märganud seda, et toimub üks sisemine mandumine, kas või see, kui ma nüüd õieti ütlen, see prügikoristus teeme ära. Millest see tuli esile? Üks jõukas inimene, ta sai sellest heast elust vot nii sisuliselt. Ta ütleb, ma pean midagi kellegi jaoks tegema. Muidu ma lihtsalt upun ära kas amoraalsusse, mingi aine lõbusse, ma lihtsalt küpsen ära. Ja pealegi inimene, kes elab ainult mugavustsoonis, sellises võtmes, ta muutub isiksusena väga egoistlikuks. Ja mina arvan, et see üleskutse selles võtmes on see, me keegi meist ei peaks, isegi kui me hindame ja väärtustame mugavust väga, me ei peaks parkima ennast sinna inimesena. See on lihtsalt üks osa eluetapist. Aga kui me pargime, see ei mõju meile hästi. Veel, kui vaadata loodust, siis sa näed, on rütm, on päev, on öö, on vaheldusrikkus. Ja isegi tehnikal, nagu mainiti. Kõigel on oma rütm, aga teadasi, huvitav asi on ka veel see, et ka vaimulikus elus on oma rütm. Ja siin on üks mõttekoht. Milline on see sinu elus, kui küsida? Kuidas sina kirjeldaks Jumalale oma vaimuliku elu rütmi? Ja kui selle teksti juurde tagasi tulla, siis ma ei kirjuta sulle ette, et mida sa peaks, mis on õige ja vale. Vahest me inimestena tahan, pastor ütle, mis on õige ja vale, siis täpselt teen nii. Elu on näidanud, tegelikult see ei ole päris nii. Aga ometigi sellel Risti ja Hannese päeval või Eesti kontekstis jaanipäeval võiks täna hea mõte olla küsida, et millises rütmis elan mina, kas ma olen rütmi leidnud, sest pool aastat on läinud. Ja selliseks, või milline kujuneb see järgmine pool aastat, väga palju määrab seda, kas me leiame seda rütmi või mitte. Võib-olla sa oled inimene, kes elab sellises eitusrütmis. Tead, neid inimesi on üllatavad palju, kes elavad eitusrütmis. Sa küsid, milline see inimene on? See on selline inimene, kes tegelikult ta teab, et on asju, millega ta peaks oma sees tegelema. Aga ta eirab seda. Ja minu jaoks on nagu pilt inimesest. Ütle, kui arukas tundub inimene, kui sa oled autoomanik, sa sõidad autoga, teatud ohtlikud tuled lähevad armatuuril põlema, sa ütled, ma eiran seda, ma sõidan edasi ja loodan, et midagi ei juhtu. Kuidas sa kirjeldaks seda inimest? Mina ütleks arulage. Ja siis inimestena me käitume tihti nii, et me üllatame, kui siis autoga juhtub midagi, kas mootori purunemise näol. Me ütleme, kuidas see auto sai mulle nii teha? Aga inimestena me käitume iseendaga tihti täpselt samamoodi. Ja siis on teatud grupp, kes süüdistavad Jumalat, kes ütlevad, miks Jumal mulle tegi? Ei, teinud Jumal, ohutuled Jumal pani juba põlema. Sa eirasid seda. Sest sa elad eitusrütmis. Võib-olla on täna sinul see äratusaeg. Siis on inimesed, kes elavad mingis kummalises võlarütmis. Keegi ütles ilusti, ma ei tea, kas see on Viimsi kontekstis või mitte, et näiteks kui su sissetulek on 3000 eurot ja su kohustused on 4000 eurot, siis sa oled ikka vaene ja võlgu, mis sellest, et enamus inimesi sellist palka üldse ei saa. Aga sina elades võimetega, sa oled ikka miinuses. Ikka on auk koti põhjas, ütled, ei tule välja.
Või elad sa sellises virisemise rütmis, mis kõik, mis välja tuleb su ümber, on see ilusa S-tähega sõna, mida ma kantslist välja ei ütle, aga no kõik sinu ümber on nii-öelda selline. Või on see rütm, kuidas sa oled seda pool aastat elanud sellise uskumatuse rütmiga, et see on kuidagi sinu sees, et ma lihtsalt ei usu. See sõna, mida me lugesime, seal olid sellised sõnad. Valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Ja tegelikult, kui mina loen seda, mulle räägitakse siin rütmist. See ristija Johannes elas teatud rütmis ja ma usun, selles seisneb ka üks väljakutse meile, kui mõeldes, et millises elurütmis sina või mina elame, kas meie elame sellises rütmis ja tema jättis ajalukku jälje, isegi täna me räägime sellest, rääkimata kõigest muust, mis ajaloos sündis. Kui ma vaatan teda, siis see rütm, mis temalt kumab minule, on see, et esiteks ta käis selles rollis, kuhu Jumal teda oli kutsunud. Ja ta jäi sellesse rolli. Talle tehti ka erinevaid pakkumisi, tee oma elus pööre, too teine rütm stiilis, et kas sina oled Eelia või kas sina oled Messia. Ehk teisisõnu, kui seda tänapäeva konteksti panna, talle pakuti uskumatut ametikõrgendust. Ja samas ta teadis, et see ei ole see elurütm, kuhu tema peaks astuma. See on see nii-öelda selle kirjakoha tänapäeva tõlgendus. Uskumatu pakkumine, millest sa ei saa keelduda. Kõlab väga ohtlikult ja see oligi ohtlik, aga ta ei läinud. Ta jäi sellesse rütmi. Ja see küsimus minul on, kui sa tahad elada eestlasena sellel maal mõttekat elu, siis sa peaks pihta saama sellele rütmile, mida Jumal on sinu jaoks mõeldud. See on natuke erinev meie kõigi suhtes, aga see on olemas. Kui me vaatame risti Johannes, siis sealt tuleb välja see, et ta elas ühes meeleparandusrütmis. Me tuleme kohe selle juurde natukene sügavamalt, sest mida see tähendab, sest kuidagi see sõna on nii, et see läheb sisse kõrvast välja. Ja ta ise läks sellest läbi, sest mul on paar head argumenti, miks ta ise sellest läbi läks. Tead, väga raske on kõneleda teemal, milles sa ise ei ela. Kui risti Johannes oleks kõrgenelenud stiilis, et siit mina kõrget mäe otsast annan teile tarku sõnumeid ja ta ise sellest läbi ei oleks läinud, seda oleks üsna raske teha, see sisemine konflikt oleks väga ilmne ja selles meeleparandusvõtmes paneb meid korra küsima, kui sa vaatad jälle sellesse pool aastat tagasi, kas sa oled rahul nähes seda olukorda, kus sa oled või nähes Jumala tööd enda elus. Kuidas sa sõnastaks seda? Ja kui privaatselt sinu käest küsida, kas sina oled teadlik oma nendest isiklikest meeleparandusteemadest? Nüüd sa natuke seletan lahti, mis see meeleparandus on? Minu jaoks või tänase kõne kontekstis meeleparandus on kutse või võimalus astuda teistsugusesse rütmi. See on nagu automehaanikule. Tead, kui ta kuulab, see on kummaline muuseas, iga mootoril on oma heli. See on kummaline. Ja vaata, kui autoremondi mehaanik, kes on tasemel, ta kuulab ühte, ütleb, et vaat see mootor natukene ei käi rütmis. Siis meeleparandus on tegelikult midagi sarnast. Ta pakub sulle võimaluse astuda rütmi, sellesse elurütmi, kuhu sa ise lihtsalt ei saa hüpata. See ei juhtu lihtsalt sinu elus niisama. Sest patud inimeste eludes, need panevad vaimses mõttes hapniku kinni. See eluosadus katkeb, sinu loovus katkub. Ma olen oma elust näinud iga kord, või enamus aega, kui ma käin Jumala ligiolus, loovusega ei ole mingit probleeme. Sul tulevad sellise ideed, ma mõtlen, miks me ennem ei tulnud seda? Miks me ennem ei teadnud? Kes on Jumal? Loovusautor, vaata seda maailma, kuidas on loodud. Kas Jumalal on ideede puudust? Aga ideede puudus tekib siis, kui eluosadus on sisemiselt katkend. Ja see on see meeleparanduse koht. Sest inimene, kes elab patu sees, ta elab nagu uduloori sees, ta ei näe päris reaalsust jälle autoga liiklumise kontekstis jaanipäev ju.
kained autojuhid, aga igaüks, kes on udupilve sisse sõitnud, teab, kui ohtlik see on. Ja vaata, inimene, kes elab patus, ta on selle udupilve sees alles siis, kui midagi traagilist sünnib. Ta ütleb, ta ärkab üles, ma ei tea, kuidas ma sain nii rumal olla, aga see on see, miks see meeleparanduse vajalikkus on meie elus olemas ja miks Jumal seda täna meelde tuletab. Või näiteks võta inimene, kes on seotud sellega, mis on tänapäeva maailmas meeste eludes nii levinud, pornograafia. Seal tekib üks muster, üks rütm inimese elus. Aga tead, mis on paradoks? Tegelikult ta ei ole ise ka rahul sellega. Ja ma ütlen, ma kuulsin ühte hästi head loengut sellel teemal ja ma ütlen, et inimene, kes selle sisse jääb, peab ikka parajalt rumal olema, sest iga kaine arutlev inimene saab aru, need on ju näitlejad. See ei ole päris eluga mitte mingit pistmist. Ja sellise rütmi omamine oma elus, see lööb sind sisemiselt tasakaalust välja. Absoluutselt. Sa ei ole see, kes sa peaks olema. Ja meeleparandus on kutse välja tulla sellest. Saada teistsugune elurütm enda sisse. Või mõtle Risti Johannesele, kes kuulutas juutidele, kes peaks elama ju tolle aja kontekstis Jumala seaduste kohaselt ja Risti Johannes ütleb, te rästikute sugu. Oi, see ei olnud mingi, tulge armsad patused inimesed. Aga minu jaoks see sõnum on see, et patul on üks omasus sisse imbuda, ka kristlase ellu. Ja siin on see koht tänases poolaastas, üks kutse astuda meeleparanduse läbi uude rütmi, kus teatud asjast äkitselt sind enam ei seo. On üks teistsugune vaimne reaalsus, sest meeleparanduseks on tegelikult ka vaja ju püha vaimu tegutsemist, sest pimedusel on viis vägi kinni hoida inimest, ütleb, kata kinni see, ära räägi, ära tegele sellega, sest siis sa ei saa seda vabaduse rütmi oma ellu. Ja võib-olla on see täna just sulle. Sest kui see vabaduse rütm tekiks iseenesest, siis oleks kõik sõltlased ju Eestis vabad. Aga nad ei ole ju. Me näeme, kõik need leheküljed on täis inimesi, kes on sõltlased, midagi teinud. No hilja alati, poliitik, kes seal kalmistul laamendas. Halloo, tule appi, nagu see, kus sa andis, tule taevas appi, Normaalne inimene ei tee. See näitab seda rütmi vajaduse muutust. Aga huvitav on see, et inimesel meeldib ikka asja üle võlli keerata. Nii nagu variserid tolles ajas, need vaimulikud liidrid, kes pidid olema teejuhid, aga ometigi seda ei olnud. Teate, mis nemad tegid? Nemad tegid väliseks selle. Ehk teise võnu, nad panid väliselt ennast väga vagad, mul ei ole vagad riided, isegi näed, Hugo Boss kirja, neil ei ole üldse vaga pastor. Nad tegid selle väliselt, et väliselt näidata, sa oled nii vaga, ma olen nii vaga, aga seest oli nende mõtted täitsa teistsugused. Ja ma küsiks taas sinult, et kas sinu vaimses mõttes sinu süda lööb õiget rütmi? Jeesus ütles sellised kummalised sõnad, Mattuse 15:17. Sest südamest lähtub kurja mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust ja siia võiks veel pikk rida lisada staffi, mis seal südames ei peaks olema. Aga tead mis? See ei ole kirjeldus maffabossi Al Capino, tema südamest. Al Capone südamest. See ei ole tema, see on inimese südamest, kes on Jumala poolt muutumata. Ja sellepärast Taavet ka palus, Jumal, loo mulle puhas süda. Võib-olla see peaks olema sinu palve. Jumal, kingi mulle teine rütm minu elus. Ma olen elanud, kui üks jutustaja ütles, et kui sinu mõtted ekraanile näidatakse, mida sa ütleks, siis üks vana memm oli, armas aeg. Ma ei tea, kuidas sinuga on. Kui sinu mõtted tuleks esile, kas sa peaks nagu Taavet paluma, et Jumal, loo mulle puhas süda. Ja võib-olla see peakski olema sinu palve. Et see ülejäänud pool aasta oleks sinu jaoks täiesti teises rütmis. Jumala poolt seatud rütmis. Aga see Johannes
elas ka veel ühes vaimse värskuse rütmis. Ta kandis midagi taevalikku endaga kaasas, mis tegelikult täna tänu Jeesuse ristisurmal on kättesaadav igaühele, sest seal on huvitavad asjad juures. Inimesed tulid tema juurde kõrbe. Tema ei otsinud mitte ühtegi inimest. Tema ei saatnud kuulutusi välja. Mina olen see vägev Jumala poolt läkitatud. Ja mõtle, juba Vana Testamendi ajal see oli kättesaadav. Ja minu küsimus on, kas oled tabanud seda rütmi, kuidas sina peaks elama Jumala ees? Sellest sõltub väga palju. Oled sa noor või vana? Kui sa elad selles rütmis, kuidas Jumal on seadnud või millesse Jumal on sind kutsunud, sa astud vabadusse, mis on olemas ja kättesaadav igaühe jaoks. Aga kas sa tahad piisavalt? Kas sa oled valmis eiramise lõpetamast ja panema asjadele õiged nimed ja maitsma seda vabadust? Tõuseme palveks. Isa taevas, ma usun, et sa oma sõna ja oma vaimu läbi oled sel pühapäeval kõnelenud igaühe meie südamesse. Ja ma tänan, et osadele otse kui see on eesriiete ära tõmbamine, üks tabamise või taipamise koht, et on midagi enamat, mida Jumal on minu jaoks valmis pannud. Ja oma rumaluses ma olen elanud siiani nii, et ma olen jälginud oma rütmi, oma elurütmi ja need valikud ja otsused on toonud mind täna selle kohale, kus ma olen. Võib-olla on see kibekoht sulle. Võib-olla on see hirmu äratav koht sulle, sest sa tead, kui sa jätkad nii, siis need õudused, mida sa oled enda peas valmis mõelnud, siis need saavad päriselt ka reaalsuseks. Sest ka kurjusel on oma viis asju teha. Ja ka oma rütm tekitada sõltuvuste ja sidumuste näol sinu elus. Aga täna Jumal oma püha vaimu läbi pakub vabadust, kutsudes sind. Astu ühte teisse elurütmi. Isegi kui sa oled kristlal olnud ja teatud ohutõled on pikalt põlend ja sa oled eirand näinud ja ütleb, et ma ei vaata selles suunas. Siis Jumal ütleb, sa meeletu, ega sa ei tee seda olematuks. Need ei kao ise, sa pead midagi tegema. Ja täna Jumala kojas on see võimalus teha üks otsus Jumala palges. Paned asjadele õiged nimed. Jumal, võib-olla sa oled elanud amoraalselt. Võib-olla sa oled kandnud midagi enda südames, kas andestamatus või muu kontekstis. Täna on see koht Jumala ees öelda, et Jumal, ma ei eira enam. Ma panen asjadele õiged nimed. Ma küsin sinult meelevalda, et lahti öelda sellest mustrist. Ja palun sinult andestust, et saada oma ellu uus elurütm. Et see ülejäänud pool aasta tuleks esile Jumal sinu poolt seatud elurütm. Ma võtan vastutuse oma elu eest. Ja kui sa oled tõsine ja ehtne oma palves, siis Jumal kuuleb ja vastab. Sa võid näha seda muutust. Sa võid kogeda seda sisemist puudutust ja juhatust selle vabaduse sisse, sest ka vabadus tegelikult kasvab. Nii nagu muskel, mis treenitakse, kasvab, tegelikult vabadus ei ole lihtsalt üks definitsioon, vaid see on üks kasvav muutus sinu sees. Seal on võime minna suuremaks ja suuremaks, nii et sa saad teisi vabastada, mitte ainult ennast, et ka see mõõde on olemas. Isa, ma veel kord tänan sinu pühavaimu tööst. Ma tänan, et sinu sõna on kandnud vilja ja austus sulle kõige selle eest, mis nende otsuste ja muutuste näol täna siin ja praegu Jumala kojas sünnib. Amen.